Nii, teil on siin robotiklubi riiulil nagu väga palju asju, tahad sa natuke seletada, mis sul siin on? Ei, no ikka. Et meil peamiselt on siin kõik nagu võistlusrobotid, kui näha, et siin on meil igasugused line followereid, siin on meil neid maze solvereid, et lähevad siin paadirallile ja siin on veel paar paati ja folk race'i omad. Aga meil on ka mingid, mis ei ole näiteks võistlusrobotid, näiteks siin on meil follower ja siis on näiteks on meil Hexa, mis on lihtsalt nii-öelda show-robotidena. Kas teile meeldib kõiki oma roboteid nimetada nii, nagu siin on Seal ja Nubis? Suht tihti on jah, see meil on nagu nii-öelda me kategoriseerime neid nagu projektidena, et kõik, igal projektil on enda nimi, mis siis nii-öelda projektijuhid nagu mõtlevad ise välja. Mõnel ei ole neil pandud, aga nii-öelda vingimatel on meil need igale poole pandud ja siin isegi üleval on näha igasuguseid neid erinevaid neid projekte. Kas sul on lemmikrobot ka siin? Lemmikrobot, vast siis on meie Sanchez, mis ma siin ikka pigem on see, mis me suht tihti näitame, on üks väga kindel selline folk race robot. Ta oli meil 2017 oli siis aasta parim. Mul on nagu väga huvitav, mis te robotiklubi siin luubi ja asjad, see on mikroskoop või? See on tõesti, jah, põhimõtteliselt mikroskoop, see suhte siin pigem on ainult nagu üks suum, et ta väga nagu täpselt ei saa seda kalibreerida, aga kui sa tahad väga täpselt näha mingit osa näiteks, mis sul on nagu trükkplaatidel vaja neid asja väikse kiipe, siis see on hästi hea selleks. Oota, sa saad nagu välja vahetada sisuliselt mingi terve nagu kiibi või siis ma ei tea, need väiksed nagu jupikesed selle trükkplaadi peale? Ja, et meil ongi näiteks seoses meie töötubadega ka, meil on olnud siis väiksed nagu mikrokontrollerid või siis driverid ja nendel ongi näiteks mingi osa läheb katki, siis saabki selle kuumutada üles ja tõmmata ära, et tegelikult meile siin kõrval on ka näha. Et see täitsa ongi puhub siit tegelikult kuum õhku, et see on põhimõtteliselt nagu jootekolb lihtsalt kuuma õhuga. Tahan nagu tulla siia homme, hakata siin tinutama ja tegema, et mulle, ma ütlen sulle ausalt, see on kõik väga võõras, et kas nagu keegi õpetab mind välja või? No see suhtes muidu meil nagu kursus ikka, et nagu kõik need nagu seda selgeks, aga kui tulla siia lihtsalt koha peale küsida, et nagu kas keegi saab mind aidata sellega, siis ta on meil enamus liikid, kõik oskavad siin asju kasutada. Et kui ongi lihtsalt vaja mingi joota mingi kergemat asja, siis meil kõik oskavad aidata. Ma saan aru, et teil on väga palju võimalusi, et tudengid ise saaksid siia tulla enda projekte teha, kui nad on nii-öelda päris liikmed ja muidugi teie kursuse raames ka. Et teil masinaid on, kõik ilusasti on, aga kas nagu näpitsad või sellised muud tööriistad, kulumaterjalid on ka teil ilusasti leides on? Et meil on täitsa kõik on olemas, et näpitsad on meil tegelikult tagapool, aga siin on meil kõik olemas, näiteks akud, et muidu on 2S, 3S, 4S, need on mitu selli, aga meil on kõik on sellised akud, patareid, siin on igasugused scrap-asju, on pigem siin allpool, mis on ära võetud tükkidelt ja niimoodi, et kui leiad neil kasutust, palun võtta. Aga muidu siin on nagu kõik selline asi, seal on tegelikult meil silikoon ja resin on seal all ja siis kui tuleb veitsa nüüd siia poole, siin on meil muidu tulevad need kursusekastid, et siin hakkavad kõik kursandid enda asju tegema ja siin on meil need tööriistad, mida sa küsisid, et kõik näpitsad, noad, kuuskandid, kõik kruvikeerajad ja siis kõik need juhtme lõikamiseks asjad.